Salmo poodides on siis olemas sellised erinevad Lucky Johni ridvad. Minu käes on Basara 32 seeriaama ja Makora rull. See on nüüd natukene kallimast hinnaklassist, aga on olemas ka ridvad, mis jäävad 30 ja 40 euro vahele. On Salmo Sniper Ultra 30, Salmo Sniper Classic 25 testiga ja Bullet Diamond 30. Nendele täna on plaanis panna külge siis OneRex Manifest rull ja katsetame Salmo Elite X4 Braid. See 4-kiuline on sellepärast parem, et ta on rohkem kannatab hõõrdumist kivide vastu, kuna me püüame meres, siin on kive palju, siis ta kestab kauem. Ja sellise komplekti on võimalik Salmost saada siis vastavalt, kes millise ridva endale valib. Näiteks see ritv, rull ja nöör alla 100 euro saab täiskomplekti. Alustuseks panime siis sellele Bulletile selle rulli ja nööri peale ja nüüd lisame siia Lucky Johni Hard Monoliideri 30 cm, see on piisav pikkus ja ongi komplekt meil põhimõtteliselt koos. Jäänud on vaid ainult lant lisada siis ja saabki hakata proovima. Kuna meil need ridvad on siin 25–30 grammi testiga, siis me valisime siia paar sükest klassikalist plekklanti, millega me täna püüdma lähme, et on Williamsi, Haku ja siis Sohni ja Esox Luursi oma peaks olema see. Sobib nii haugi kui tuuleaugi jaoks. Käsitöölandid. Vaatame, millega meil täna siis paremini õnnestub. Paneme siit ühe otsa Williamsi. Meil oli kaasa võetud 3 ritva, mille siis hinnaklassi vahemik jääb 30–40 eurot. Proovisime siin 3 erinevat ritva, millel kasutasime uut rulli, OneRex Manifesti. Otsa panime Salmo Elite X4 Braid nööri. See on 0,17 on jämedus ja 7,3 kilo kannatab, et sellest on tegelikult täitsa küll ja veel, et kala ära väsitada ja kätte saada. Esimesena panime selle rulli siis sellele Salmo Bullet ridvale ja selle test oli 30 grammi. Need kõik ridvad on 2,40 pikad, mis minu arust on üks kõige sobilikum mõõt paadist püüdmiseks. Lühemat minule endale ei meeldi ja see on optimaalne, millega saab käia nii kaldal, paadist, kus igal pool püüdmas. Saigi pandud see rull siia esimeseks testiks sellele Bulletile ja sellega saime ka ühe kala kätte. Ta käes tundub natukene nagu, nimetame siis nii-öelda nagu tokina, et ta ei ole nii pehme, ongi päris jäik ritv, aga kala kätte saades, väsitades nagu andis tagasisidet küll. Järgmisena kasutasime Salmo Sniper Classicut, millele panime ka täpselt selle sama rulli, sama nöör, kõik oli sama. Sellega oli juba järgmine kala meil 90 cm haug. Julgen öelda, et väga mõnus oli selle ridvaga seda kala välja sikutada. Ta on juba natukene paindlikum, väga hea kerge. Mina julgeks seda küll soovitada. Kuna ma ise üksinda kahvasin seda kala, siis väga hea kerge oli niimoodi, et ühe käega seda ritva hoida, andsid siit sidurit järgi, ridvaga natukene käega mängid, kõik oli nii hästi tunda selle ridvaga. Ja teise käega sai siis kala ära kahvata. Ma juba ütlen ette ära, et nendest 3 selle Salmo Sniperi valiksin mina kõigepealt endale. Ehk siis ma paneks selle esimeseks valikuks. Ja nüüd 3. panime peale siis sellele Salmo Sniper Ultra 30-le. Eelmine oli siis Classic 25, et 2 ritva on meil 30-se testiga ja 1 on 25-sega. Nende kõikidega on võimalik selliseid kergemaid väiksemaid 8 cm arrow-tsirke loopida. Samamoodi on sobilikud plekklantidele. No nii, järgmine kala, mis meil on siin, järgmine ritv, Sniper Salmo Ultra 30 ja nüüd me oleme täna kõigi 3 ridvaga saanud siis kala ka kätte. Kätte veel ei ole saanud, aga see ritv on teist kohta väärt kohe kindlasti nendest 3, mis meil siin täna katsetamiseks on. Ja kahvas. Nagu öeldakse, purgis. Väga hea, natukene pehme, minu jaoks natukene harjumatu, aga muidu väga super ritvne. Selle raha eest, mis siin on, nagu terve komplekt, lant, rull, nöör, ritv, 100 euri kokku, minu arust väga super.